tulemast mootorite maailma. Mootorid mürisevad täna Viljandimaal, algamas on meie kevadsuvise motokrossi hooaja avaüritus Mulgikross. Motokross ongi meie tänase saate üks põhiteema ja krossi sõideti ka maailma meistrivõistluste tasemel. Hispaania sõidetud teisele etapile läksid nii Tanel kui Aigar Leok suurte lootustega. Taneli uus 4-taktiline Kawasaki töötas laitmatult ja Aigar oli paranemas läbipõetud gripist. Kahjuks purunesid mõlema noormehe lootused juba kvalifikatsioonisõitudes. MX1 klassis oli Taneli kiirus liidritega praktiliselt võrdne, aga juba kolmandal ringil vigastas ta raskelt põlve. Valuvägisti võimaldas küll põhisõidus rajale minna, kuid korralikust sõidust ei olnud loomulikult juttugi. Kas raske vigastus vajab ka operatsiooni, selgub lähiajal. MX2 klassis vigastas Aigar Leok omakorda labajalga. Läbi lohutussõidu ja läbi valu jõudis ta küll finaali, kuid ka temal ei tulnud üritusest mitte midagi välja. Juba järgmisel nädalavahetusel on kavas aga Portugali Grand Prix. Nüüd aga tagasi Mulgikrossi sündmuste juurde. 20. juubelit tähistanud soolotsiklite liitvõistlus oli tõeliselt vaatemänguline. Ainuüksi pidulik avaring, kus dirigendi pullis oli peakorraldaja Tauno Tuula, oli muljet avaldav. Viljandi motoklubi firma üritusel on juba mitmel aastal hea koostöö nii paljude ürituse toetajate kui fantastilise kevadilmaga. Täiel rinnal nautisid toredat päeva nii rekordarv pealtvaatajaid kui löögijõuline osavõtjate arv. Holstrenõmme raja kohta ütlesid kiidusõnu nimekad külalisvõistlejad Soomest ja Lätist ning meie omad staarid. Viljandi rada on alati hea rada olnud ja mulle on meeldinud, et rada on hea. Te tegite siin ka hommikuse sellise warm-upi, et mis pildi see sulle andis, kes on põhikonkurentid? Soomlased on siin nädal aega juba trenni teinud enne seda võistlused, et praegu nagu teisi ei ole, et eks näis, ega ma neid ka täpselt ei tea nüüd, kui kõvasti nad sõidavad. Eks näiks, kui stardiks läheb, et siis on näha. Võib vaid ette kujutada, millise erutusega olid 5000 pealtvaatajas rajal kõige nooremad poisid 50-stel tsiklitel, kes sõitsid nii-öelda väikesel ringil. Mõlemas sõidusse esikohad lätlane Joonas Pauls, meie poistest olid kõige kibedamad Joel Paap ja Gerd Pääbo, kes lõpuks võrdsed punktid kogusid. Teise stardi kõrgem koht andis teise koha lõpuks Joelile. Eesti arvestuses oli mõlemas sõidus kolmas Claudius Roosma. 65-kuubikulised tuiskasid juba täismeeste ringil. Küllap siit ka peapõhjus, miks tuli ette päris palju kukkumisi. Esimeses stardis pääses ette Karl Saat, kelle põhikonkurent Rain Koch kohe esimeses kurvis vääratas. Algul teisel kohal sõitnud Kevin Kuusik tegi ühel ringil koguni 3 kukkumist. Peagi tõusis teiseks Karlovit Pae, kellele jõudis kannule uut tõusu alustanud Rain Koch. Mõlemad sõidud võitis lõpuks ikkagi Karl Saat. Teise koha kindlustas endale Rain Koch ja 3. punktisumma kogus Karl-Robert Pae. Meie poiste head kiirust näitas fakt, et parim soomlane oli alles 7. 85-kuubikulistel on meie liitrühm Euroopat valutamas. Parima stardikoha sai Mulgikrossil Rannar Uusna. Stardis oli aga kõige osavam 5. positsioonilt alustanud Indrek Mägi. Väga valusalt kihutas tema seljadaga lätlaste parim Matis Karro, kes üsna pea ka sõiduliidriks tõusis. 3. kohal olevat soomlast üritas kinni püüdna Rannar Uusna. Toreda lahingu pidasid kogu sõidu jooksul Indrek Mägi ja Matis Karro, kes pidevalt kohti vahetasid, aga lõpuks Indrek lihtsalt väsis ja mõlemas sõidus läksidki esikohad Lätimaale. Üle 5 ringi ma tema tempot vastu ei pidanud, ütles Indrek kokkuvõtteks. Kui avasõidus oli teine Indrek Mägi ja 3. soomlane Miga Oinonen, siis teise stardi teise kohaga kindlustas endale lõpuks 3. punktisumma Rannar Uusna. Eestlastest oli 3. mõlemal korral 6. lõpetanud Lauri Lehtla. Kuidas on Mulgikross võrreldav Inglismaa meistrivõistlustega, seda küsisime 500-kuubikuliste kvalifikatsiooni 6. aega näidanud Toomas Triisalt. Eks see Inglismaal on vähe rohkem. Ütleme nagu täna siin inimesi, niisugune väga hea, üsna sarnane, aga eks see punt ole vähe teistsugune ja see pärast sellest vigastusest taastumine, mis eelmine aasta, see võtab nüüd aega lihtsalt, et saaks ära harjuda uuesti. Aga pole hullu midagi, mulle meeldib. Soome motodessandi mõju muutus ähvardavaks võrride stardis, kus ligi poole moodustasid külalised. Parima ringiaja oli kvalifikatsioonis saanud Edik Kuusk. Meie tugevad Rio teised liikmed olid Taavi Nassar ja Henri Remma. Stardipuu tagant pääses kõige paremini minema Henri Remma.
Esimeses kurvis libises veidi välja Edik Kuusk ja nii pääsesid lisaks Remmale eest minema veel ka 2 soomlast. Liidritest üsna kaugele oli jäänud Taavi Nassar. Kui kontrollajast pool sõidetud kiutsid ees Henri Remma ja soomlane Eero Remes. Kolmandaks oli tõusnud Edik Kuusk, kes üritas meeleheitlikult vahet nii-öelda kinni sõita. Hea sõidurütmi oli kätte saanud ka Taavi Nassar, kaugele ei jäänud temast ka Jüri Triisa. Mõned ringid püsis esikolmik koos ja publik sai näha nauditavat võistlust. Põnevusega oodati, millal Edik Kuusk soomlase selja taha jätab ja seda ei tulnudki kaua oodata. Oli selge, et avasõidu esikoha otsustavad omavahel Remma ja Kuusk. Kõik sai selgeks selles viimasel ringil. Võitjana oli lõpuks kohal Remma, teisena Remes, kolmandana Nassar. Mis siis juhtus viimasel ringil, kuhu kadus Edik Kuusk? Kas uskus, et kodus võib ka nii põnev võidusõit tulla? No hommikuste aegade järgi väga Eits oli kõige kiirem meist, minust oli 3 sekundit kiirem ja Nassar ka ja soomlane, aga sain stardist ees minema ja oli päris raske sõit. Siis kui Edik su kinni püüdis, mis mõtted siis päev olid? No 2 ringi enne lõppu, eks. Mul see võistlusmootorratas vähe kangem ka see väsitas ära, et siis proovisin selja taga hoida, et 2 korda õnnestus, et blokkisin teda, sõitis mulle täitsa tagarattasse, aga siis ta seal taga kuskil metsas pidurdas ennast mootori seisma vist. Ma päris täpselt ei näinud, ma ei vaadanud sõidu. Võit on võit. Muidugi. 2 lühema sõidu esikohad jagunesid järgmiselt. Kõigepealt sai ihatud esikoha kätte ka Edik Kuusk, kellel järgnesid soomlased Remes ja Savo. Henri Remma oli seekord 4., Taavi Nassar 5. Kolmandas sõidust oli lõpuks ka Taavi Nassari kord. Kõik klappis nagu õlitatult ja nii oli igas sõidus erinev võitja. Taavile järgnesid seekord 2 soomlast. 4. ja avaringil kukkunud Edik 3. teise kohaga kogus lõpuks parima punktisumma Eero Remes. 2. tõusis Taavi Nassar, 4. oli Edik Kuusk, 5. Jüri Triisa ja 6. Henri Remma. 500. stardis läks parima ajaga rajale Avo Leok. Väikeste vahedega järgnesid talle 3 soomlast, siis Jaanus Koval ja Toomas Triisa. Stardimellus tegutsesid kõige õnnestunumalt soomlased ja kui tolmupilv hajus ning esimesed ringid sõidetud, oli rahulikult eest ära sõitnud põhjanaabrite äss Kent Asplund. 3. positsiooni eest võitles rajal vapralt Toomas Triisa, aga kuhu oli kadunud Avo Leok? Stardis sõitsime kokku, kukkusin seal teravas kurvis. Tsikkel jäi seisma, ei saanud käima kaua aega. Ja siis kui sõitma hakkasin, siis tegin ise jälle ühe apsaka ja hakkasin liiga rabistama. Rajal jätkus soomlaste pidu. Kent Asplund ees, Jukka Pirinen teisel kohal. Soomlaste kolmikvõidule lõi õnneks kiilu vahele Toomas Triisa. Liidritest isegi kiiremad aegu näitas rajal nüüd Avo Leok ja see tõstis seda iga ringiga ettepoole. Avasõidu kindla esikoha sai lõpuks Asplund, teine oli Pirinen ja 3. koha päästis eestlastele Toomas Triisa. Nojah, tuli nii välja kogemata. Stardis siin küll oli apsakas, eks me kõik olime pikalised. Ma päris pikale ei käinud, aga ma jäin nagu 2 sikli vahele kinni. Ja sellest piisas, et siin algus on nii raske mööda saada, et said need Soome kahekesi eest ära. Mis plaani järgmises sõiduks pead? Tahaks sama lihtsalt hästi sõita, et ma ei julge mingeid plaane panna lihtsalt, et ma ise olen veel niisugune toores, et lihtsalt päris maksimumi ei julge veel lihtsalt anda, et muidu võib üle pakkuda, et proovin niisuguse hea hooga ikka edasi lasta. Teise stardi esimeselt ringilt tuli Avo Leok liidrina, tegi aga siis väikese vea ja ette pääses taas Asplund, kes saigi lõpuks napi eduga võidu. Avo Leokile läks kirja teine koht, 2 soomlase järel oli 5. Toomas Triisa ja 6. Jaanus Koval. 3. sõidus sai lõpuks oma tahtmisega Avo Leok, kes seekord Astlundi kaugele selja taha jättis. 4. lõpetas seekord Jaanus Koval ja 5. Toomas Triisa, kes oli taas vahepeal kukkunud. Tõusasjoones sõitnud Avo Leokile oli mulgikross heaks treeninguks. Tähendab, et jõudu ja kiirust jätkub? Ei, sõidu poolest pole hullu midagi, aga lihtsalt nad said. Teine apsakas tegi mulle apsaka sisse. 3 sõidu kokkuvõttes sai esikoha Kent Asplund, teine oli Avo Leok, 3. Jukka Pirinen, 4. Toomas Triisa, 5. Jaanus Koval ja 6. kogu võistluse väga korralikult sõitnud Veiko Rääts. Kõige rohkem oli osavõtjaid harrastajate klassis, kus kõigepealt tuli pidada lausa eelsõidud ja alles seejärel 2 finaalsõitu. A-finaalis pidasid tasavägise esikohaduelli Kaido Kase ja Artur Krõlov. Kui eelsõidus oli kiirem olnud Kaido, siis otsustava stardi võitis omakorda Artur. 3. koha sai Lauri Soosalu.
Juubelikrossi külalistele esitleti ka Kuma kirjastuse poolt välja antud raamatut Motokross 2004, millest räägime järgmises saates.